Ma arvan, et üle mitme kuu ma saan teile lõpuks jälle öelda tere tulemast tagasi järjekordsesse vlogi. Ma ei tea, kuidas teiega on, aga märkamatult on kätte jõudnud minu isiklikult lemmikaeg aastaks, milleks on jõulud ja mul tekkis väike igatsus YouTube'i järgi. Ma tean, te näete taskusõbrannadega mind iga nädal YouTube'is, nii et tegelikult otseselt mu nägu ei ole ju siit ära kadunud, aga mu enda kanalil ja teie, kes te mu kanalit tellite ja endiselt jälgite ja vaatate mu videosid, ma olen igatsenud seda nagu teid, teie energiat ja ma arvan, et selle tekitaski pühadaeg, sest et iga aasta jõuludel ikkagi ma teen terve detsembrikuu jõuluvideosid ja see kuidagi nagu tõmbab mind ennast ka rohkem jõulumeeleollu ja oi, kuidas mul on seda see aasta vaja, sest et selle aasta detsember tuleb minu jaoks täiesti teistsugune, kui see tavaliselt tuleb, aga ma teen teile siukse life update'i hiljem. Igal juhul ma ei tahtnud teid jätta ilma pühade content'ist ja ma tahan ikkagi teiega jagada, oh my god. Ma loodan, et ma ei flashi teid ja kõige targem minust oleks ilmselt panna pluussi ja pusa alla, sest et your girl is naked. Nii et andke mulle 1 sekund. Ma tahan ikkagi teiega jagada seda pühade rõõmu, mis minu sisse juba on hiilinud, ütleme niimoodi. Ja eile öösel, nüüd kui ma siis täna seda videot filmin, et võib-olla keegi mäletab ka, igal juhul meil oli siis esimene lumetorm, nii et kogu maa on valge, nii et see enam annab mulle seda tuhinat täna oma korterit dekoreerida ja minu arust on traditsiooniline, et iga aasta me alustame minu kanalil jõuluperioodi siis korteri dekoreerimisega ja kuuse ma tegelikult olen juba ära dekoreerinud, sest et eile Maarit käis minu juures ka enda esimest jõuluvideot siis filmida, et Maarit on oma YouTube'i küljest järgi jõudnud. Nii et tema kanalilt võib ka oodata jõulucontenti, nii et kui minu kanalilt seda piisavalt ei saa, minge vaadake Kaisa kanalit ja kui Kaisa kanalit ei saa piisavalt, minge vaadake Maariti kanalit ja igal juhul ei ole kunagi piisavalt jõulucontenti, nii et minge vaadake mõlema kanalile, sest et ma arvan, et sealt te saate ka väga palju sellist pühade spiritit. Aga igal juhul jaa, kuuse ma juba tegin ära, see juba vaikselt nagu viis mind sinna meeleollu, nii et ma mõtlesin, et nüüd on aeg tõmmata kapist kõik jõuludekoratsioonide kastid välja ja teha see jõuluime siin ka ülejäänud korteris ära. Ja. Kusjuures tegelikult see aasta otseselt midagi uut, ma ei olegi midagi uut ostnud, nii et ma taaskasutan kõiki jõuluehteid, mis ma ei tea, kas kõiki, sest et ma tegelikult ei ole veel päris sükest gameplani paika pannud, et mis ma iga ruumiga teha tahan. Et suhteliselt klassikaline, mis ma tavaliselt teen, on see, et ma esikusse teen esikukapile siis väikese sükse minikülakese, jõuluküla fiiliga asja. Kööki tavaliselt läheb lihtsalt natukene sellist jõulurohelist ja magamistuppa läheb ka siis natuke jõulurohelist. Aga võib-olla ma katsetan see aasta, ma ei tea veel, sest et ega ma täpselt ei mäleta, mida ma tegelikult eelmine aasta ostsin, mis mul on üle-eelmine aasta ostetud, ehk siis ma ei mäleta kõiki dekoratsioone, mis mul on. Nii et siit võib tulla üllatusi, aga ma mõtlesin jah, et kuna see aasta, jällegi kui ma teen selle live update'i teile, siis te saate aru, et kuna see aasta ikkagi mu raha läheb mujale, siis ma otsustasin, et kui just midagi väga hädavajalikku, nagu et ma tunnen, et midagi hädavajalikku vaja, kui ei lähe vaja midagi sellist, siis ma see aasta otseselt dekoratsioonidele mingit budgetit ei tee, et ma ei osta nagu uusi dekoratsioone, et see aasta ma lihtsalt ongi sellised jõulud, et üritan kasutada enda vanu dekoratsioone ja teha nendega midagi uut ja värsket. Ja see aasta ma kusjuures üldse kodu dekoreerimisega tahan teha niimoodi, et see oleks siuke hästi minimalistlik, et ei ole nagu mingi üli ekstravagantne, hästi palju asju, kuna see korter ei ole, eks ju, väga suur, siis jah, selle aasta teema on siuke minimalistlik, clean, valgekuldne teema. Ma ei tea, no igal juhul jah, vaatame, mis ma suudan siit välja mõelda. Ja muide, ütlen kohe ära, ma tean, et keegi raudselt küsib, kus see sweatset pärit on, sest et alati on keegi, kõik otsivad häid sweatsette. See sweatset, mis mul muide seljas on, selle ruumi, et te näete ka. Nii.
see sweatset on pärit Zarast ja las ma nüüd räägin teile midagi. Ma tean, see on jõuludekoratsioonide video ja üldse nagu jõululine video, aga sweatsetid on väga jõulud, sest et ma elan tavaliselt detsembris sweatsetides. Igal juhul saan seda öelda, see on mul pesus juba käinud, topiliseks läinud, mis on hallide sweatside puhul minu arust suht harv. Nii et väga hea sweatset on. Nüüd ainuke probleem, mis mul selle sweatsetiga on see suurus. Ehk siis ma kannan M suuruses pusa ja L suuruses pükse. Saara, mis siin toimub? Kas te kujutate ette Okei, ma saan aru, need on oversized, aga see mõte ongi minu arust, et need oleks oversized, sest et oversized mugavam. Isiklikult mulle sobivad paremini, aga nagu kas te kujutate ette L suuruses inimest seda sweatseti kandmas? I don't think so. Nii et mis iganes Saaras toimub, neil on mingi probleem suurustega ja Saara on üks koht, kus ma enam ammu suurused ei vaata. Nii et siin on teile meeldetuletus, et Saaras ei ole vahet, mis suuruse võtad proovida. See ei ole see õige suurus. Tähele, et mul on vist iga aasta mingi kuuse hullus, sest et mul on mingi igast materjalist kuuski, nagu plast, portselan, vaha, puit, nagu siin on igast materjalist kuuski. Ilmselt ma peaks ütlema, et selle aasta teema on, mis on see jõulukuuskide plats või mis iganes, ma ei tea, seda paremini öelda. Kuna ma ostsin kusjuures selle Hortesest ja ma ei ole siiamaani seda mitte kuskil kasutanud, nii et võib-olla see aasta on aeg. See on täitsa tore. Silent night, holy night, all is calm, all is bright. Round yon virgin mother and child. Pole midagi originaalsemat praegu. Mul on tunne, et esik jääbki suhteliselt samaks nagu eelmine aasta. Võib-olla ma panen nagu mingid päris oksad ka sinna. Aga ma ei tea, mul ei ole praegu nagu inspiratsiooni. Mis on veider, sest et tavaliselt kõige esimesel, mis ma tahan teha, on siis esik, sest see on see, mida inimesed näevad, kui nad sisse astuvad. Okei, võiks valetan, sest kui nad astuvad mu kodus sisse, siis esimesel nad näevad mu suurt tuba. Nii et ma jätkan suure toaga. Ja kui mul tuleb nagu kõik, mis alles jääb, siis ma vaatan, et kas äkki sobib midagi esikusse ka veel. Võib-olla ma lihtsalt panen ehted kuusele külge. Äkki see nagu teeb ägedamaks. Ma ei tea. Liigume suure toa juurde ja siis ma vaatan jooksvalt. No nii, kõik, mis on siin laua peal. Ma juba katsetasin midagi selles nurgas, aga ma kardan, et äkki see diivani ots varjutab veits ära. Ei tea, igal juhul katsetasin ja ma arvan, et ma jätan selle, mis ma katsetasin, et eks te kohe näete, aga igal juhul see kraam peaks siis kõik jääma suurde tuppa. Ja kusjuures, mitte et see oleks suure toaga seotud, aga ma ikka vist tahan natuke sükest nagu jõulupunast rohelist ka sisse tuua, et ma tean, et mu värvikamma see aasta oli rohkem neutraalne, aga see punane ei rikku ära. Nii et äkki ma need niisugused nagu oksakesed, mis ma kunagi Pepkost ostsin, äkki need lähevad kööki. Ma tea, see tundub kuidagi tore mõte see aasta, aga vaatame jooksvalt. Igal juhul, kui ma nägin seda siin, siis ma mõtlesin, et okei, võib-olla nagu peaks selle ära kasutama. Aga igal juhul, nagu sa näed, siis suurde tuppa tegelikult väga palju asju ei tule. Enamus asjad on kuused. Are we surprised? Not really. Nii et ma vaatan, mis ma siis nagu selle vähese, kuid efektsete asjadega, et mis ma nendega siis peale hakkan. Lahendus ei töötanud siin mul praegu selle jõuluvana kingikotiga ja ma arvan, et ma ikkagi tahan seda kasutada. Ja isegi kui ma seda ei kasuta, siis mul ikkagi iga aasta meeldib, et kuuse all on siuke kingituste laine, isegi kui need pole päris. Nii et ma leidsin siis hunniku kaste ja ma arvan, et järgmised tund aega ma tegelen sellega, et ma lihtsalt pakin neid kaste. Mõni mõtleks selle peale, miks sa väisatanud aega ja mõni teine mõtleks, et
oi kui tore, leidlik, odav dekoratsioonide idee, nii et ma olen siis üks nendest inimestest, aga kuna ma ei olnud tegelikult valmis, et ma täna hakkan kingipakke siin pakkima, siis ega mul tegelikult ei olegi otseselt väga palju materjali, millega pakkida. Mul on eelmise aasta pakkepaberid, 2 rulli, ma ei tea, kas nendest piisab, eks me näe. Ja siis mul on mingi ehitusest, nagu nii-öelda renoveerimisest järgi jäänud mingi teit, mis kindlasti ei ole mõeldud kingituste pakkimiseks. Aga teate mis? Kui see kleep pop, siis seda töötab. Nii et selles mõttes, ma ei tea, ma proovin, annan endast parima. Ja ma arvan, see väga hea harjutus ka, et kus ma käärid panin? Kui jõulud kätte jõuavad. Nii et ma arvan, ma panen lihtsalt mingi jõulumuusika nüüd peale ja siis te saate väikese kiirpakkimise siin. Hallo? No ma just pakkisin, oota on keerus ümber nii lihtsalt. Pakkisin siukse kotikese siin kokku. Väga tubli. Ja vittu vlogile tere öelda. Hello vlog! Okei. Nüüd on ainult küsimus, kuidas ta on teid jälle siia. Kas see kotike läheb siia poole? Ja siis panna siia alla veel mingi karbikesed. Siis mul on Nixi poolt saadetud, peaks vist olema advendikalender, aga ma näitan teile siis ka. Ma ei olegi seda veel lahti teinud, aga igal juhul siin sees peaks siis olema 24 täissuurusest toodet. Ja nii palju kui ma Kaisa story'st nägin, siis need on kõik ikkagi eraldi pakendatud, nii et iga päev on ikkagi väike üllatus. Räägin lähemalt teile, aga igal juhul üks hetk ma saan, ma arvan, siin 10 toodet järjest lahti teha. Ja ma ei tea, kas ma peaks seda tegema siis esimesel 10 toodet lahti või ma teen siis, kui ma tagasi tulen. Räägin teile lähemalt varsti. Aga igal juhul panen sellega kuusekese alla ja siis sealt ma hakkan vaikselt avama seda. Nii et aitäh, Niks! Põhimõtteliselt see teleka alus või teleka kapp, mis meil on kogu aeg olnud maas. Nüüd ma tegin lõpuks aasta hiljem selle otsuse ära, tegelikult 2 aastat hiljem, et ma tahan seda seina peal tõsta. Nii et kui see on laupäeval siis seina peal tõstetud, siis alles siis ma panen nagu need sokid ja asjad sinna külge. Aga igal juhul need sokid siis ma arvan lähevad ka siia poole järjest. Okei, ei näe, aga ma pärast keeran. Igal juhul. Jah. Pärast näitan teile lõpptulemus, siis te saate aru, kuhu kõik asjad läksid. Igal juhul liigume edasi. Järgmine ruum. Ma panen siin asjad kokku, siis siin ehk näeb natukene nagu parem välja ka. Ja ma arvan, et siis ma edasi tegelen köögiga. Making our Christmas memories. I've been working so much lately. I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. Ma ei tea, kas sa näed, aga just kell on 5 saanud. Ja ma olen enam-vähem lõpetanud. Mul on siin veel siis hunnik asju. Ja need lähevad siis magamistuppa, nii et ma kohe vingidega koos nüüd ära. Aga köök jäi väga minimalistlikuks. Ehk siis sinna nurka. Ma mõtlesin, ma toon päris kuuse okkad, päris kuuse, ma ei tea, mis need on, oksad. Okkad. Ja ma tooksin sinna päris kuuse oksad. Vahepeal ma ütlen välja vlogis sõnu, mida ma ei mõtle, ja siis ma pärast kuulan tagasi, ma mõtlen, miks ma selle sõna ütlesin. See oli nüüd üks nendest momentidest. Igal juhul. Ehk siis, et oleks päris sugust kuuselõhna kodus. Siis minu arust see station siin on täpselt sama nagu eelmine aasta. Ma lisasin lihtsalt siia suguse võlts kuuse oksakese selle, mis asi see on? I'm sorry, mul ei tule see sõna meelde. Mul on jäänud ka lõunauinak vahele ja kui sa kuulad minu ja Kaisa podcasti, siis sa saad aru, või sa tead juba, et ma ei funktsioneeri enam, kui ma ei tee lõunauinakut ja ma päriselt tunnen seda, mu aju on kokku jooksnud juba. Igal juhul siin see võlts oksakese selle asja sees on ja siia nurka panin väikese valge kuusekese ja muidugi akna ümber panin siis tavalise selle võlts kuusekarra. On vist selle nimi kard, kuusekard,
mis iganes, igal juhul. Ja ma mõtlesin, et magamistuba kusjuures tuleb palju lihtsam kui kõik muu. Ehk siis ma võtan ühe selle suure IKEA kuuse, mis oli ka eelmine aasta seal. Ja ma võtan äkki need pisikesed kuused ka, sest et ma ei taha mõlemale poole panna suurt kuuske. Ma tunnen, et see ei ole balanssis siis, nii et ma võtan selle pisikese kuuse ka, lähme vaata, mis ma sellega teha saan. Magamistoast mul pole aimu ka muide, mis olukorrast te seda näete, nii et ei olegi kõik hullem, meil oli pesupäev, nii et kõik asjad veel vajavad ära panemist. Aga ma mõtlen, et ma asendan Luna. Mis on? Tõmbas kohe tagasi. Peaks vist tihedamini vlogima. Ma olen dekoreerimisega lõpetanud, kell on 17.18 ja ma pean Kaisa juures olema kell 6, nii et mul on siuke 30 minutit aega, et nüüd korra puhata ja ma olen tegelikult väga uhkenud üle, sellepärast et tavaliselt kui ma planeerin ühele päevale mitu nagu sellist tegevust, et pead kellegiga kokku saama, siis ma dekoreerin veel kodu ja nii edasi, siis tavaliselt ma jään kuhugi hiljaks, nagu miski hakkab siin lappama tavaliselt. Nii et see, et ma sain õigel ajal valmis, ma olen muide väga rahul, väga minimalistlik on kõik, aga täpselt õige, et ma saaksin selle pühade meeleolu iga kord, kui ma ärkan üles või siis tulen oma koju. Aga jah, ma olen väga uhkenud üle, et ma ei ole kuhugi hiljaks jäänud ja kuna me lähme pärast õhtul välja sööma ilmselt, siis ma mõtlesin, et ma hakkan õhtusööki mingit ülirasket toidukorda endale tegemast, lõuna ma ju sõin igal juhul. Ja ma tegin kõige lihtsama, kõige kiirema snäki, mida ma tavaliselt teen. Ehk siis siin on avokado, leib, siin oli hummusal ja kanafilee sink. Väga lihtne. Natukene sellist tavapärast contenti ka siia teile, nagu te võib-olla olete harjunud. Aga ma mõtlesin, ma võtan selle 30 minutit, et siis teha teile see kiire live update ära, millest ma olen terve ajal rääkinud. Ja kui sa tegelikult jälgid taskusõbrannasid, siis siin ei tule sulle mitte mingit uut infot, ma arvan. No võib-olla tuleb, aga ma ei usu. Aga kui sa jälgi taskusõbrannasid, siis mida sa teed? Taskusõbrannad, mine tšekka. Igal juhul, elu praegu on hektiline. Me ei ole 2 kuud vist korralikult, ma ei ole update'inud teilt, nii et mis siis 2 kuud toimunud on. Minu elugraafik või üldse nagu praegune graafik siis on selline, et ma olen 2 nädalat Eestis, 2 nädalat Prantsusmaal, 2 nädalat Eestis, Prantsusmaal täpsemalt siis Pariisis nüüd. Ja ma tean, et paljud kindlasti küsivad, et nagu kuidas see töötab ja nagu et töö siin, kõik muu asi. Ja ma ütlen teile, et raske on. Ma ei ole kunagi olnud vist nii stressis, nii ärevil ja mentaalselt nii halvas kohas, kui ma praegu olen olnud. Ma olen seda rääkinud ka podcastis, et mul on väga raske periood praegu. Mu näost ei ole seda näha, sest ma ei taha teile seda negatiivsust siin anda, aga olla kogu aeg kodust ära ja niimoodi edasi-tagasi tilgutada ennast on mentaalselt hästi raske, sest et sa nagu kogu aeg ütled head aega oma sõpradele, oma perele, elukaaslasele, kõigele ja see on tõesti nagu mentaalselt hästi kurnav. Ja keegi ei räägi sellest minu arust, siis kui sa nagu välismaal töötad, ükskõik mis tööd sa teed minu arust, lihtsalt kui sa vahepeal oled kodus, vahepeal oled kuskil ära, vahepeal oled kodus ja niimoodi kogu aeg, siis keegi ei räägi sellest, et päris raske on ikkagi kogu aeg öelda tšau, nagu mingi head aega, et näeme varsti. Luna, mu koer reidib prügivõtte, ma pean need välja viima. Luna? Ei tohi. Igal juhul, ehk siis hetkeseisuga, kuna ma täna vlogin, siis mul on kõvasti parem olla kui enne, nii et ma ei ole enam selles augus, milles ma olin enne. Ehk siis ma ei taha siin ka vinguda, et ma ise olen selle otsuse teinud, sellise karjäärilise otsuse ja ma olen väga rahul selle otsusega, lihtsalt see on kohati vahepeal raske. Aga ma hittisin oma tantsuvideoga esimest korda 100 000 vaatamist Reelsides, mis on minu jaoks nii suur asi. Võib-olla poetasin paar pisarat, kui see 100 000 täis tuli. Nüüd vist on juba 140 000, kui ma ei eksi. Minu jaoks on lihtsalt nagu what the heck. Et ma tunnen, et kogu see, et on raske, et tegelikult see tantsumaailm nõuab hästi palju ohverdusi, nii finantsilisi ohverdusi, kui siis ka, eks ju, nagu sotsiaalseid ohverdusi,
pere arvelt ohverdusi, et see nagu vaikselt hakkab juba vilja kandma ja tagasi tulema. Et kui ma olin viimati Pariisis ka, siis mind ja Leod bookiti päris mitmele üritusele, siis bookiti ühele festivalile, nii et nagu kõik läheb üles mäge hetkel. Nii et jah, see ongi mu life update, sest et kõik mu elu praegu keerlebki minu tantsukarjääri ümber. Et jah, ma mõtlesingi, et enne ma lähen nüüd järgmine nädal uuesti Pariisi, see on siis järgmine laupäev, eks ma olen veel nädal aega saan kodus olla, nüüd ma saangi nautida seda, et mu kodu on dekoreeritud, siin on niisuke zen olla. Namaste. Et jah, aga igal juhul, see ongi see, mis mu elus praegu toimub, ega rohkem ei olegi midagi. Meil oli taskusõbrannade live vahepeal, lausa mitu, sest et ma ju esimest ka ei vloginud. Need on läinud ülihästi. Nagu selles mõttes me ise tunneme, et on läinud hästi, et me oleme olnud hästi rahulikud ja nagu me oleme saanud päriselt seda üritust nautida. Muidugi on olnud ettevalmistustel väga palju viperusi, millest ka podcastis kuulete rohkem. Aga jaa, need on ju olnud ja me oleme live nagu või nende taskusõbrannadega oleme ka saavutanud päris palju viimasel ajal. Nii et jah, kas midagi on veel? Sest ma ütlen, kui sa kuulad taskusõbrannasid, siis siit sa ei saanud praegu mitte mingit uut infot. Vist mitte. Nii et ma sõin oma võiku ära. Lähme juba Kaisa juurde. Ja mine. Läps. Tubli tüüruk. Me oleme jõudnud luunakesega Kaisa juurde. Ilmselgelt ma pean teile ta kuuske näitama, sest et ma olen seda iga kord, kui ma siia tulen, siis ma pean vaatama seda. Nüüd ma I will give it a minute ja ma näitan siis teile ka. This is my Christmas tree. See on reaalselt nii ilus. Kujutage ette need kõik need kaubanduskeskuse poed, mis on tavaliselt Shishi poolt dekoreeritud. No see on Kaisa kuusk. See on reaalselt Kaisa kuusk. Ma ei saa näidata, nagu seda niimoodi, ta särab nii vastu. Aga no, ma siis näitan niimoodi. It needs a moment. Ma näitan uuesti. Igal juhul. On ju? Jaa. Väga tubli olid. Ma olen väga rahul sellega, see on 2 aastat ja nüüd eelmine aasta oli see, et ma alles tellisin selle kuuse ja ma tellisin selle detsembri alguses Saksamaalt. Ma jäin sellega hiljaks. See tuli mul mitu nädalat ja ma sain selle minu arust 20 detsember alles üles. Nii et ma ei saanud teda nautida ja nüüd see aasta novembri keskpaigas, no okei, me oleme juba teises pooles, aga ikkagi keskpaik. Ja ma panin selle üles ja nüüd ma saan teda pikemalt nautida ja ma olen väga rahul sellega. Me naudime terve jaanuariga, mina küll naudin vähemalt. No poole jaanuarini kindlasti. Ja, no igal juhul, miks ma Kaisa juurde tulin, sest et homme on taskusõbrannade viimane live podcast vähemalt mõneks ajaks. Me paneme kingikotikesi kokku, siin on siis mõned kotikesed, mis jäid eelmisest korrast üle, meil on nii toredat stuffi siin sees ja nüüd me pakime siis ülejäänud kotikesed ära. Well, I'm all for Christmas. It's a magical time full of kisses. Take a walk outside and tickle the snowman's nose. Saime kõik kotid pakitud, väga tubli tööpartner. Ma näitan siis äkki teile, mis siin nagu sees ka on. Võtame mingi ühe juhusliku kotikese. Meil on siin sees siis Brausi silmapintsel. Kaisa ütles, et seda väga hea kasutada ka silma alla puudri kandmiseks. Siis meil on kortsuplaastrid inspireeritud minu võitlusest kurjuse kortsuga. See ongi kurjuse kortsule suunatud plaaster. 2 meigid toodet ehk siis see, mis on lip butter, eks ju, ja butter gloss Nixi oma ja Maybellini siis ripsuduš ja kollageeni kummikommikesed, neid ma kusjuures võtan iga päev. Kaisa võtab ka, mul sai pakik otsa, saan nüüd kohe teise avada ja siia juurde tuleb veel meil Heavenly limonaad ja siis üks väikes üllatus süke toodega meile siis nii-öelda kirjutas üks Eesti väike ettevõtte ise, nii et me mõtlesime, et viimase live podcasti auks siis me paneme selle lisatoote siis siia kingikotti ka. Talleg ja Rakvere saatsid mulle erinevaid tooteid ja ma ei jõua neid kõik ise ära süüa, nii et ma annan Kaisale ka. Luune, kas sa näed? Kana! Kaisa käes on kana, vaata. Kaisa käes on kana, vaata, mis ta annab. Mis see on? Kas see on kana?
oi, sul oleks nii lihtne see lahti murda. On kana, jah. Nonii, möödas on tegelikult juba 2 nädalat ja video keskel ma rääkisin teile, ma lähen Prantsusmaale, ma olen tagasi ja ma sõidan praegu koju, et lõpetada see video ära, mida sa praegu vaatad ja ma sain aru samal ajal, kui ma sõitsin, et ma ei filminud sellele videole kunagi lõppu ja ma ei filminud ka meie live podcasti, aga ma tean, et Kaisa on seda vloginud, nii et tema varasemates vlogides seda on võimalik näha. Igal juhul käisin just näohoolduses, hence the look. Ja ma olen väga in the zen mode, nii et ma peaksin koju jõudma umbes lähima 15 minuti jooksul. Mul on väga hea meel, et ma saan selle vlogi ära lõpetada. Loodan, et siit tuli natukene, jah, ma tean, see dekoreerimisvideo tuleb väga hilja, aga ma loodan ikkagi, et ei ole hullu ja et see ikkagi andis natukene lihtsalt seda jõuluvaibi, mida ma tahan teile anda. Ja loodetavasti, meil on tüürukutega see nädal meie jõulupidu, loodetavasti saan ka selle vlogi teile ikkagi kokku panna selles kuus ja ka aastavahetust vlogida, sest et mul on väga põnevad plaanid aastavahetuseks. Igal juhul sellest räägime juba järgmises videos ilmselt, aga senikaua jah, ilusat päeva. Go outside, the snow is falling down and every child is having so much fun. The snowman is twice the size as me with a smile as quirky as mine.